Õiglase ülemineku fond on Euroopa Liidu rahastamisvahend, mille eesmärk on aidata piirkondadel toime tulla majanduslike ja sotsiaalsete muutustega, mis kaasnevad rohepöördega, ehk üleminekuga keskkonnasõbralikumale majandusele. Ehk teisisõnu, see on raha, millega aidatakse tööstuspiirkondi ümber kujundada, kui senine majandus, antud juhul põlevkivi kaevandamise näol, enam samal kujul ei toimi. Kui seda toetust ei oleks, siis vähemalt seda hotelli sellele kinnistule ei oleks kunagi tulnud. Nii et see hotell on nüüd konkreetselt ikkagi selle ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse Ida-Viru toetusmeetme tulemus. Spaad siia ei tule. Me oleme positsioneerinud ennast kui selle hotelli ärikliendile puhtalt. Jõhvi on täna ikkagi Ida-Virumaa maakonnakeskus ja siin on päris palju äri ja seda äri toob juurde veel ka see sama õiglase ülemineku fond läbi oma toetuste, sest me teame, et siia on kerkimas päris mitmed, päris suured tehased, tootmishooned, filmilinnak siia Jõhvi kõrvale kohe ja nii, et elu igal juhul elavneb siin. Ida-Virumaa on küll arenev piirkond, kuhu aina enam elamusturistid põnevust otsima tulevad, kuid lisanduvad 800 majutuskohta tundub siiski plahvatuslikult palju olevat. Kui arvestada, et siin ei ole midagi varasemalt sellisel moel või sellises mahus ei ole varasemalt midagi tehtud, siis võib-olla täidab selle varasema augu ära ja kas nüüd juurde vaja on, eks seda näitab aeg. Praegune Jõhvi vallavanem nendib, nagu tegemist oleks déjà vuga. Kunagi, kui Jõhvi kontserdimaja alles kerkimas, plaaniti samuti linna korraliku ärihotelli, kuid masu jõudis ette. Nüüd on rida õnnelikke kokkulangemisi viinud aga uue hotelli rajamiseni. Me pidasime nüüd läbirääkimisi päris mitme hotelli arendajaga ja juba oli nagu olukord selline, et Excel tuli pidamises kokku, mis on ka juba hea tulemus, aga arendus sinna sisse Excelisse ei mahtunud. Ja just sel perioodil tuli uus meede õiglase ülemineku fondi, mida alguses ei olnud. See on siis majutusasutuste meede, mis võimaldas saada just investeeringutuge hotellide rajamisel ja imet oligi arendaja jälle kohaliku päritolu, kes siis korjas selle võimaluse ülesse, kel oli ka grunt olemas, kel oli olemas eelprojekt sahtlis, vaatas, nüüd on õige aeg. Ja ikkagi tagasi tulles algusesse, selleks, et sellised arendused üldse teoks saaksid, on võtmeroll ka rahastamisel erifondidest, mis aitavad riske maandada ja investeeringuid käivitada. See finantseerimine tuleb õiglase ülemineku fondist. Et esipoolt me toetame seda hotelli suurusjärgus 3 miljoni euroga. Aga kui me räägime nendest lisanduvatest hotellikohtadest üle Ida-Virumaa, siis kui suur see meede tegelikult on? Kui palju siis toetust Ida-Virumaa saab? Õiglase ülemineku fond iseenesest on laiem kui ainult hotellid, et siin on ka erinevaid ettevõtteid, kes saavad toetuseid. Aga jah, see on õige, et suurusjärgus 800 hotellikohta on tulemas. See hotell siin on üks nendest ja minu informatsiooni järgi on suurusjärgus kuskil 30 miljonit eurot, mida investeeritakse hotellidesse. Kas me saame rääkida ainult Jõhvist või tegelikult neid linnu ja võib-olla ka paiku siin, kuhu see raha läheb on veel? See hotell siin on nüüd Jõhvis, teine hotell on avamisel Sillamäel ja on ka siin Peipsi järve ääres üks spa hotell kerkimas.